Hei armas. Raamas siin ja Katrin ka. Me oleme selles võimsas portaalis. Ja see on meie jaoks eriti võimas portaal. 6-6. Sellele salvestusele on lisatud ette kaadritagune salvestus oma kindlate sõnumitega sulle. Kui sa ei ole seda näinud veel, siis vaata see ka ära. Saad suurema pildi enda jaoks. Kus ja miks ja milline on siinne laua peal olev lugemist lõpetav kaart. Ja sest sõnumisse sai kirja, et kõik saab alguse tornist ja lõpeb koeraga. Aga see oli ju tegelik. Viimane kaart on meil siin. Ja ma üldse ei arvestanud teda, kuna ta on nii tume ja ta ei ole ju seotud nende taro ja orakelkaartidega. See oli inglite sõnum, mis ma võtsin viimasena. Ja selles videos käib see läbi. Nii. See viimane kaart on meie saate esimene kaart täna. Vau. Kõik on omavahel seotud. Ja nii nagu kogu see päev ja see teemasse sissejuhatus räägib sulle sellest, mida see tegelikult tähendab, kus me oleme, milliseid energiaid me läbime, siis see kaart, millele viidati 22-22 sissejuhatusvideos, on kaart number 222. Räägime me millest? Tasakaalust. See kaart on tasakaal. Ja kui inglid meile sosistavad, et on aeg teha inventuur oma tunnetele, ja saada aru, teadvustada endale, kus toimub vastuseis, kus sa oled tasakaalust väljas. Need jumalikud sosinad on siin selleks, et sulle meelde tuletada, et sul on võimalik joonduda. Kõik see, mida, see sõnade kasutus, kõik see, mida sa otsid sina, otsib ka sind. Selleks on vaja olla hea vastuvõtja. Hinga, puhka ja tee reset, nii nagu arvutil, kui ta on kokku jooksnud ja tasakaalust väljas, sa vajutad talle reset. Sedasama on sul vaja teha endaga. Need on need ümberhäälestused, need on need kalibreerimised. Afirmatsioon, mida endale korrata. Kõik see, mis on rahulik ja kerge, leiab mind kerguses. Kui ma aitan luua tasakaalu iseendas.
2, 2, 2. Mis see kokku oli? 6. Meil on tänases päevas juba mitte 2 kuute, mitte 3 kuute, vaid kokku 4 kuute. Mis see omakorda kokku on? 6. Kogu meie teema, energiamaailm, kõik see, mis oled sina ja mis on sinu ümber, puudutab tasakaalu ja armastust. Nii, võtame nüüd selle laua siin ette, ta on meil juba ees, eks ju. Ja nii ka on moonid meiega, kes kutsusid meid siia kui mooni, et sinuga jagada seda õite ilu selles suures muutuses. Kõik algab ootamatult. Väga ootamatult on algamas uued teekonnad. Siin laua peal on kõik meie taropakkide esindajad ja lisaks Lenomard, Luna, jah, siin on inglite taro, siin on hermit taro, siin on kõik võimalikud inglitarod, kassitarod, tavalist kuldset romantic taro ja Victorian romantic taro. Nii et meil on siin väga palju sõnumeid ja informatsiooni. Mis seis on see, kus me oleme? Sest kõik algab siit, sellest esimesest üllatusest. Seda uut algust juhatab sinu intuitsioon. Intuitsioon on ka kuu, eks ju. Luna sõnumid, mis saadavad kogu seda lugemist noorkuu kaksikutes. See on müstika, see on lihtsalt müstika, kuidas need kaardid välja tulevad. Kus me oleme? Veerandkuu. Aga kuu lõi kaksikutes. Päike on kaksikutes. Ehk siis me oleme kaksikute energias. Kommunikatsioon on võti kõigeks. Rõhutab Luna siia uue tee algusesse. Ta ütleb ka seda, et sinu pühendumine saab testitud. Ja seda ju praegu igas hetkes sa tunned seda, eks ju. 3. sõnum siia toeks. Mediteeri ja ole. Põnev. Selline algus meile. Mis puudutab siis meid endid. Selles hetkes, kuhu me oleme ennast juhatanud. See on müntide 7. See on see müntide 7, kus me võtame selle aja maha, kus me oleme suunatud olema iseendas. Kõik, mis puudutab, mul on 3 gruppi siin kaarte. Selles grupis
millest me alustasime, kus oli torn ja uus algus. Seal kordub uut algust ja veel ka teisi kaarte. Siin grupis, kus meil algab sellest, et me vaatame otsa sellele, mida me oleme külvanud. Ja seda siis enese sees. Sest ainult see on see, mis viib meid võiduni sellel teel. Siin kaardigrupis kordub Hermit. Samuti on meil siin esimeses grupis peagi uuesti see energia, ehk siis seda sidusust, see coherence, see sidusus kõige vahel on imeliselt meile ära näidatud. Aga sa nägid seda kaarti, kuidas see väike poiss vaatab suu ammuli seda, mis toimub. Kuidas need saavad taevast alla sadada? Miks ta seda näeb? Sest ta usub imedesse. On sõnum sulle. Ja sa saad seda teha, kui sa võtad aja maha. Kui sa oled selles hermit mode'is, kui sa oled see erak. Ja sa lubad imedel vallanduda. Mis asjad imed olid? Seni nägemata reaalsus. Meil võetakse ära kiht-kihilt loori meie silme eest. Nii nägemissilmade kui selle esimese. Mida tahetakse kolmandaks teha? Selle esimese silma eest võetakse neid loore vähemaks, eks ju? Ja me hakkame nägema igas päevas asju, mida me siiani pole veel näinud. Me tunnistame enda ümber imelisi olendeid, ka nende samade olendite näol, kes siiani on me kõrval olnud, kui ka uute imelisi värve, sest kõik on tehtud nii mustvalgeks ja halliks. Me hakkame tundma käitumismuutusi, kõike, mis on seotud selle maaga, selle orgaanilise maa energia muutumisega. Seda teed valgustab meile päike. Päike! Sõna otseses mõttes. Ja ta ütleb meile, et üks ring on täis saamas. Meil kõigil on aeg tulla välja tões. Teisiti ei liigu sa edasi, vaid tagasi. Tagasi jutumärkides, eks ju. Lihtsalt, mis toimub? Selles sissejuhatuses me rääkisime duaalse maailma lõppemisest. Me oleme seda duaalse maailma mängu mänginud 10 000 aastaid. See mäng on läbi saamas siin ja praegu. Kuidas sa saad aru, kas sa liigud duaalsusest välja? Eks ju, praegu on see aeg, kus terad sõkaldest eralduvad. Miks toimuvad hästi järsud lahknemised
meie teel erinevate olenditega. Sagedused määravad selle ära ja järjest kiiremini ja järjest konkreetsemalt. Need, kes ei suuda lahti lasta kontrollist, liiguvad. See on see, tee läheb kaheks, Irvikass istub siin keskel ja Alice'il on valik, kas minna vasakule või minna paremale. Antud hetkel paremale minnes juhatab sind see jumalik meesprintsiip, kes on veel sinu valitseja ja tahab omada kontrolli. Vasakule minnes juhatab sind jumalik naisprintsiip, usaldus ja sa saad minna uude vastuvõtmise teekonda, mis tähendab 5. sagedusse liikumist läbi 4. Me läheme läbi 4. siit praegu. Need, kes kaasa ei tule, nendega muud ei juhtu, tee lähebki lihtsalt lahku. Nad tahavad mängida edasi selles kontrollimaailmas neid mänge, siis nad mängivad neid ja need maailmad ei puutu omavahel peaaegu üldse kokku, sellepärast et nad on nii erinevas suunas minevad. Maailma läheb 5. sagedusse. Need, kes on määratud kaasa minema, need, kes tunnevad, et see lugemine on just nimelt sulle. Need on valmis tegema väga järske muutusi oma elus. Isegi sinult küsimata, kas sa neid tahad teha või mitte. Need muutused tulevad. Maailma annab sulle märku just nimelt kõik need vulkaanipursked, need järjest tihenevad erinevad maavärinad. Kui sa ei jälgi, sa ei tea. Kui sa jälgid, sa tead. Milliseid uudiseid meie jälgime, sa juba tead. Seda, mis puudutab kosmoseilma ja mis puudutab maad. Sest see puudutab meid. Ükski teine libauudis, ükski teine illusiooni muster ei puuduta meid. Võta või jäta, kas paremale või vasakule. Teadvusta, kui sa räägid ühte, aga teed teist, siis sa rebid ennast kaheks. Ja see juhtub sinuga sõna otseses mõttes, sellepärast et su kehamasin ei pea vastu sellele pingele ja ta annab alla. Mis saab? See nimi, see silt seal küljes, see surm, eks ju. Meil ei ole siin laua peal surma. Ehk siis see puudutab vaid neid, kes võtavad vastu need ootamatud muutused, mis alustavad uut teekonda läbi usalduse ja intuitsiooni. Uskudes sellesse, et iga loori eemaldamisega näen ja tunnen ja läbin ma järjest uusi imesid, mis avaldudes enam ei ole imed, vaid uus reaalsus. See uus ajaliin, millele me oleme astunud, on täis imesid. Seda kõike juhatab päike ja tõde. Kuhu nad juhatavad meid? Karikate 10. Siia, mida me looma oleme tulnud. See on see harmoonias kasvav, loodav uus maa. Need uued ühiskonna mustrid,
kus me ühineme, mitte ei ole eraldatuses, nii nagu praegu tänaseni, kus hoiab kinni meid tegelikult see hirm lahti lasta sellest kohast, kus ma olen ja ühineda. Ühinemises peegeldub ja peitub tugevus ja jõud. Need näited on sul hästi näha läbi meie teekonna. Just nimelt selle põhjusega võetakse ära Katrini jõud ja kõik sellised vahendid, et tema saaks teenida sind läbi selle informatsiooni jagamise. See on meedia, see on see vaba uue maailma meedia. Mis asi on meedium? Meedium ongi infokanal. Raamaportaal on meedium ehk infokanal uue maailma loojatele. Need uue maailma loojad, kes kogunevad, sest nad saavad aru, et ühiselt on kõike kergem teha, siis just nemad ongi siia meile ka appi olnud suunatud läbi oma südamekutse. Ja niimoodi paari olendi haaval kasvavad kogukonnad. Edasi jõudsime esimese rea meile lahti rääkida. See teekond, mis on nüüd kiires muutumises, koos usaldusteekonna ja nende seemnete kasvu jälgimisega, see tugevate teekond ja tugevuse teekond. Koos maailmaga, kus me oleme suunatud kõige suurema tähelepanu, see on sinu tugevus. Õppida hoolitsema selle jumaliku naisprintsiibi eest iseendas ja selle väljenduse eest. Oled sa mehe kehas või naise kehas? Antud hetkel see ei oma tähendust. Meis kõigis on jumalik naisprintsiip ja vabastamist tahab mõlemis kehastuses liigne meesprintsiibi kontrolli omamine, et jõuda usaldusse, et me jõuaksime harmooniasse, tuleb vabaneda kontrollist. Ehk siis rõhk, maailma ütleb sulle, sinu puhastusprotsessid on seotud sinu naispoolsusega, esiemade liinidega, nende tervendamisega läbi eneses, nende tunnetamisega. Nemad annavad märku sulle läbi valude selles masinas, kus ja mida tuleb teha. Kui sa ei oska tõlgendada, me saame sind tõlgendamisel aidata. Töö saad teha sina. Iga valu on sõnumi tooja sinus. Igal kehal, keha osal on oma, see on nagu kaart, mida me saame lugeda, eks ju. Ta koosneb nendest samadest elementidest, millest maailma. Me oleme nii tugevalt seotud. Ja selle kõige teada saamine, tundma õppimine on see tugevus, mis aitab meil läbida ja alistuda sellele uuele teekonnale. Ikkagi kuidas läbi
omaette olemise. See koalakene on siin puu otsas, naeratab nii armsa näoga. See on see pühendumine, see vana ringi sulgemine. Hermiton 9. See aasta on meil eraku aasta, number 9 aasta. See on sulgemine. Kui ühe ukse paneme kinni, siis avatakse alles järgmine. Kui sa hoiad seda kogu aeg avatuna, ei saa järgmine teekond sulle avaneda. Need sisemised tarkused, et avaldada nad, selleks on meil see kehaga töö. Ja see on nii põnev, kui palju informatsiooni oleme me läbi selle kehakostüümi endast välja kirjutanud, välja tantsinud, välja võimelnud kõikide baasasjadeni jõudmiseks, milleks ja mida me teeme. Ja milleks ja mida ei ole kindlasti vaja teha, kuigi see teadmine on meile kõigile sisse söödetud aastakümnete jooksul selles sünteetilises mängus, kust me tuleme. See väike koala, vot siin on tal fookus, okei. Nägid, kui ilusti ta naeratab seal puude otsas. See pilt ei ole tehtud jõusaalis, vaid puu otsas. Siin on sulle vihje. Väga konkreetne. Ja tasakaal ei tule luua mitte antud hetkel meie emotsioonides, vaid just nimelt toetatud on meie kehamasinas energiate tasakaalu viimine. Siin on 2 pentaclesi. Need 2 ilusat kassi. See duaalses maailmas tasakaalu loomine saab toimuda üksinduses, iseendas. Ja nii me liigume oma mõtetega teadlikult juba ka paremasse kohta, sest me oleme loonud ka siin tasakaalu. 6, mõõkade 6, mis ütleb meile seda, issand, siin on järgmised 6, näed. Sauade 6 all on mõõkade 6. Ehk siis see võit, see edasiliikumine tasakaalus mõtetega, loobudes kontrollist, jõudes usaldusse, teades, et duaalsus meie ümbert kaob, viib meid järgmise sammuni. Kui olendid on jõudnud tasakaalu, siis need, kes on nüüd sellel uuel teekonnal, saad sa aru, toimub jumalike paaride kokkujuhatamine, millest me oleme sulle juba rääkinud, eks ju. Siis see saab toimuda ainult nende vahel, kes liiguvad sellel vasakpoolsel teel. Ristkasutust ei toimu. Sagedused ei ühti. Need uued paarid, mis kokku juhatatakse, jooksevad ühisel teel. Lükkavad, tõmbavad, mis iganes sõnu me siia nüüd leiame, seda ühist
ülesannet, milleks nad on eelneva ettevalmistuse läbinud. See on valik ja usaldus. See on armastus tingimusteta. See tähendab, et tingimusi ei esitata. Need olendid kõlavad kokku samal sagedusel ja neid toidab ja toetab mõlemaid üksteise senine tehtud. See töö, need seemned, mis on ennem külvatud, lähevad nüüd vilja kandma koos töös. Sellepärast, et tingimusteta armastuse teekond, mida me läbime, annab meile selle enesekindluse, eks ju, sest teekond sai alguse ju julgusest, mäletad? See tabel on natuke kaugel, ei tule siia pilti täna. Kirest elu suhtes, teadvustades siin ja praegu kõik, mis sul on su elu ja see kostüüm, milles seda mängida. Selle teadvustamine igas olendis toob välja ärkamise ja märkamise, teadvustumise, valgustumise. Ja nii need säravad, teadlikud, kirglikud olendid. Vot siin on nüüd paabulind ja see roosa šarmikas flamingo. Juhatatakse kokku. Kuidas see on saanud võimalikuks tänu sellele, et see töö on mõlemis tehtud ja need mõõgad, mis läbi selle madala energiasageduse, milles me mängisime mängu, nii nagu Jaak laulab, mängime armastust, siis just nimelt seda ongi ju mängitud, teadmata, mida see tegelikult tähendab. Sest meile on nii palju valetatud selle kohta, mis asi on armastus. Ja seal on palju võimalikke emotsiooni ja tunde silte, kus siis ühel pool otsas skaalal on ülivõrdes kõik ja teisel pool on vihkamine. See on see mänguskaala, kus me pidime saama südameid murda ja saada murtud. Duaalne maailm, me pidime kogema kõiki neid tundeid. Olles välja jõudnud nendest sagedustest, jõudnud neutraalsusesse, tervendanud kõik need murtud südame haavad, nähes läbi erinevaid mänguskeeme, saavad need mõõgad välja kukkuda. Tervenemine on toimunud. Ennem oli see kaart nii, meie laual on ta nii. Tervenemine on toimunud ja selle tulemusena on need roosad flamingod ja paabulinnud
täies hiilguses valmis särama ja ühinema. Nii, igas grupis on meil siin sees need mündid, maailma sõnum. Jällegi, maailma tugi selles arengus on tagatud sulle. Ta annab sulle selle toe, kui sina usaldad ja teed neid samme. Teed neid samme ja teadvustad, et tasakaalu loomine ja duaalsusest väljumine on sinu ülesanded, siis temal on see tugi. Mida see tähendab? See kostüüm on osa maailmast. Eks ju, need elemendid, millest koosneb tema, kes ta meid kannab, sellest koosneme ka meie. Kui sina teed neid tegevusi, mis on vajalikud sinu muutuseks, siis tema kindlustab, et see muutus toimib parimal, kergeimal viisil sinu jaoks. Nii. Edasi on meil siin järgmine uus algus, mida meile tahetakse meelde tuletada, eks ju, see tugevus oli meil iseendaga hoolitsemisel. Meie abilised, kes on meie ümber ja praegusel hetkel enamustele meist nähtamatud, kuigi me teadvustame, järjest loorid õhenevad, mida kõrgemaks muutub meie sagedus, mida paremad vastuvõtjad me oleme, seda kiiremini ja rohkem avaneb meile kõrgemate sageduste nägemine. Ehk siis see nähtamatu maailm. Meile praegu on nähtav vaid 5%. Kas sa usud, et 95% nähtamatut ei eksisteeri? Või kujuta ette, et selle 5% asemel, mida sa praegu näed, hakkad sa nägema 10, 15, 20, 50%. 80%. Kui rikkaks ja külluslikuks kasvab meie maailm? Mida on selleks vaja? Seda usaldust ja tugevust. See on lihtsalt nii lahe, kui me hakkame nägema kõike seda, mis tegelikult meie ümber toimub. Mis seni meie eest varjatud. Siin on meile toeks need sõbrakesed meie ümber, kes on meiega olnud kõikides meie kehastumistes. Nii siin kui seal, eile, täna ja homme. Nad teavad meie kohta kõike, nad teavad kõike seda, mida meie ei tea enda kohta. Nad on kogu aeg olemas meiega. Siin on nad, näed sa, sellised nunnud keerubid, kes kinnitavad sulle, et tugevus on sinu sees ja toetus on nende poolt läbi sinu usalduse. See lojaalsus, see on lojaalsuse kaart. Kaart number 16, kokku 7. See üks sina, see kolmailsuse mina, eks ju, see tema tasakaalus olend number 6 annab kokku hingolendi number 7.
tõusev Jumal, tõstev Jumal, see lojaalsus nende poolt. Nad aitavad meil kõigil, kes tahavad edasi liikuda, seda kerguses teha. Ja toovad rõõmuga lähemale igat võitu. Ja nad kinnitavad, et sellel uuel teekonnal ära unusta seda, et nad on su kõrval kogu aeg olemas. Ma võtsin omale kombucha lonksu, ma nüüd natukene joon. See on 8. mai pudel, mille ma lahti tegin. Väga hea. Tead sa, sellest võin sulle ka rohkem rääkida, sest nüüd olen ma temaga juba päris heaks sõbraks saanud ja oskan sulle palju rohkem ta kohta öelda. Meil on oodata kiireid, põnevaid uudiseid. Ja need on seotud uue loomisega. Nii et see, kuidas need olendid meie ümber meid toetavad nendest erinevatest sagedustest, on nad 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., mida iganes. Me hetkel, nagu just rääkisime, neid ei näe, aga nad on siin. Ja need sõnumid võivadki tulla, näed sa, nii kiiresti. On tulemas meile sõnum. Kellele, kuidas, millal. Selleks on vaja sul olla enesega kooskõlas ja usaldada oma intuitsiooni. Kõiki neid vaikseid sosinaid enda sees. Mitte neid tühistada, sest siis sa tühistad need sõnumid. Usaldusteekond on põnev. Aga ta on väga vaikne. Sest kui on sul kõrval mingisugune kaugelt tõekuulutaja, tele tähendas ju kaugelt, eks ju, visioonide määraja, programmeerija, siis me ei tea ja siin peabki olema nüüd ettevaatlik, siin on meil hoiatus, see sõnum võib olla hoiatus, sest see kaart on hoiatuskaart. See on mõõkade 7, mis on seotud. Lena-Mardis on telefonis sai mälu täis, ma pidin vahepeal ta ise katkestas. Ma pidin natuke tühjendama ja võtsin uue lõhna. Kohe Jasmiin hakkab võitsema ka, aga tuli praegu meile Jasmiin. Nii, kuhu me jäime? Me jäime siia, et see kaart kirjaga number 27, jälle kokku 9, duaalses maailmas hingolend, eks ju, lõpetab oma ringi, oma kogemusringi. Ja see muinasjutt on punamütsikesest. Veel ütlen sulle, et proovin praegu uut moodi ka filmida. On uus võimalus avanes, nii et esimene osa on nüüd filmitud ühtemoodi ja praegu ma jätkan teistmoodi. Vaatame, kuidas ta videos üldse vahe tuleb. Nii et see kiri, konkreetselt see sõnum võib tulla kirja näol. See võib olla hoiatuskiri, see võib olla kergelt rivist välja lööv kiri, mis iganes asi võib meid ju rivist välja lüüa, kui me ei oska tulla neutraalsusesse. Eks ju? Reageerimine, reaction.
ei ole vajalik. Kuidas reaktsioonist lahti saada? Teadvustad, hingad korra, teadvustad, vaatad, mis toimub, kelle huvides. Samal ajal praegu need kaardid ja nende siia tulek, kuna Lenomard hästi palju arvestab seda, kuhu ta tuleb. See kaart konkreetselt hüppas selle kaardi peale. Ehk siis on tulemas kirjana sõnum, mis võib olla hoiatuslik, ei pruugi olla. Sellepärast, et meil on kõrval kohe sauade 4. Sauade 4 ja karikate 10. Meil on 2 kõige... siin on ta pidu, rõõm ja tähistamine. Tegelikult on see ju selle kuldse kodu, selle kogukonna loomise, iga ühinemine, iga jumaliku paari ühinemine on sauade 4 ja karikate 10. Nii, siis sinus endas nüüd, mis jällegi toimub. Siin on meil mõõkade rüütel, kelle kaardinumber on 59. Uus ring algab, kokku on see ju 5, eks ju. Muutuste tooja. Mis asi? Ma tõlgin selle sõna siia ära, ma ei tea sellist sõna. The all pervading. Ma ei oska hääldadagi. Nii. God. Ühesõnaga tema ülesanne. Tema tugi meile selles muutuses, kus me oleme. Eks ju, me oleme siin endaga töös oma mõtete suunamisel paremasse kohta ja tema tuleb koos sauade 8-ga uuesti. Ehk siis ta toob meile selle väga kiire muutuse meie hoiakutes ja meie meeles, sest ta valitseb intellektuaalset rikkust. Üks külluse külvaja siis, eks ju, meie mõttemustritesse. Ta kaitseb viljakust, on seotud naisprintsiibiga. Ta aitab jõuda lastel oma vanemate austusse. Jah, niimoodi tõlgingi. Ta aitab jõuda lastel austusse oma vanemate suhtes. Just nii. Meie ülesanne endaga töös, jälle number 5. 5. Järgmine on 5. Mul on nüüd siin käes 3 Lenomardi, mis puudutavad seda meie arengut ja meie tööd iseendaga. Puu, kes tuletab sulle meelde, et nii tugevad kui on sinu juured, ehk sinu baas, sinu vundament. Ära jää kinni sõnasse juured, mis toob sulle kohe vana maailma väga palju erinevaid hoiakuid ja mustreid, mida sul ei ole vaja hetkel. Vaid sul on vaja teadvustada, et saada tugevat, tervet, lopsakat, vilja kandvat puud, kes antud hetkel oled, siis määrab ära selle puu tugevuse.
igal tasandil. Meil olid siin need 2 tugevuse kaarti, eks ju. Ja see müntide 7 ja müntide kuninganna. Need maailma meeldetuletused, soovitused. Vot see on kõik kokku võetud selle puuna sulle siin. See on karikate 7. See on valikuid on sul lõputult, nii nagu puul juuri ja oksi. Vastavalt tema juurte tugevusele ja laiusele avarduvad ka sinu võimalused. Mida rohkem sa praeguses hetkes pühendad selle puu, selle kehakostüümi tervendamisele, parandamisele, seda rohkem küllust on ta võimeline vastu võtma. Me tuleme kust kohast. Me muudame seda seisu. Siin on meil 2 korda praegu see mõõkatee 7. Kus ta oli meil? See on sauade 7, vabandust. Sauade 7, sauade 8, sauade 6. Meil on sauade 6, 7, 8, 8. 7 oli siin kõrval küll meil, jah. Mõõkade 7, sauade 7, hiired, sauade 7, see vastupanu, see hirm mitte hakkama saamise ees, eks ju. Ta on natukene sarnane selle müntide 5, selle puudusteadvuse baasil, kus me oleme tulnud, tõestamise vajadus. Nii nagu hiired kogu aeg on selles närimisstressis, neil on kogu aeg vaja midagi teha. Siis see meeldetuletus sulle on, et olles voolamises ja usalduses. Kaart oli 5 ja nüüd on 7. Hing ütleb sulle, lased lahti sellest puudusteadvusest, tuled usaldusse ja sulle antakse. Ja seda kõike saab kinnitada sulle Katrin koos raamaga. Siin on meil omakorda kinnituseks veel Hermit. Ehk siis igas reas, igal tasandil kinnitab see seis, mida me teeme, kuidas me liigume siit siia. On see enesega töö. See iidsete teadmiste usaldamine ja kõige muu mahaniitmine. Vikat on siin. Sellepärast tema usaldab seda, et tema seest tulevad teadmised ja ülejäänut ei ole tal vaja. Sest see on täpselt see, mida meile universum karjub, et õppimine tuleb lõpetada. Õppimine on nende vanade mängumustrite teenimiseks välja mõeldud, sinna sisse kirjutatud. Tarkused tulevad meie seest. Ja kui me jagame need enda seest välja, juhatatakse meid ühel hetkel nende olenditeni, kes on ka nende tarkusteni jõudnud, kes ka jagavad neid välja ja tõstetakse meid järgmisele tasandile.
sellepärast et me oleme saanud kinnitust, kui hästi me oleme sellel Hermiti teekonnal edasi arenenud. Usaldus kannab meid edasi, kui meid juhatatakse teatud olenditega kokku, kes jagavad informatsiooni, mida sa tunned, et sind toetab. Siis sa võtad selle informatsiooni ja mitte ei pane teda sahtlisse, et ma sain selle kätte, vaid sa rakendad selle. Teisiti ei ole võimalik. Teistmoodi sa ei omasta seda. Nii, edasi liigume siit. Meil oli siin see päike ja tõe rääkimine, need kogukondade kogunemised, need jumalike paaride kokkujuhatamised ja kuidas on see tervenemine siin toimunud, eks ju, läbi siis nende südame energiate avanemise, nende südamete lahti murdmiste ja parandamiste ja kuidas me teame, et need olendid, kes meie teele on juhatatud. Siin on nüüd meil jälle 2 viite. Need on muutused ja muutused, mis annavad uued algused. Ühed ringid lõppevad ja teised algavad. Siin on karikate 5, mis on leinakaart. Me leiname oma üleminekuprotsessis väga pikalt. Keda? Ennast. Seda illusiooni ennast. Saades päris endaks, oleme me valmis endale tunnistama, kes me tegelikult oleme. Enam ei ole neid asju mul siin ees. Okei. Nii. Ehk siis vaata, kui 5 of Cups, kui tavaliselt karikate 5 peal olev olend vaatab neid karikaid, mis ümber on kukkunud ja ta ei näe neid, mis on ta ees või vastupidi, ta ees on need ümber kukkunud ja keskendub ainult nendele, kuigi kõrval on püsti seisvad karikad. Siis siin see merineitsi on valmis saanud enesele tunnistamisega, et ta on merineitsi ja ta näeb ainult neid 2 karikat. See, mis oli, see enam ei loe. Ja kui, rutan ette, need käivad siia, nii. Ja tema tunnistamine, nii, kus on minu suurendus? Inglite kaardi kõrval on ta tegelikult, eks ju. See karikate 5 on karikate 9 kõrval. Karikate 9 on kõikide soovide täitumine. See unistuste täitumise kaart, mis eelneb siis karikate 10-le. 68, 14, 5, jah, ütlesin 5 ja 5. Nii, ja see on kõige heldem andja. Kõige heldem andja Jumal. Ta tervendab. Ta säilitab meie tervise. Ja ravib kõik haigused. Näed sa, ta tuleb jooksuga meile appi, sest need, kellel töö on tehtud, nad tulevad toetama. Siin oli see maailma sõnum. Toetus on olemas, kui sina ennast aitad. Siin oli uuele teekonnale toetajate sõnum. Tugevus on antud ja kõik tervenemine on kiirendatud. Nii,
edasi tuleb meil mängu jumalik meesprintsiibi esindaja või vastupidi jumaliku naisprintsiibi esindaja, kuigi praegusel hetkel ma ütlen, et siin selle laua taga koos meiega enamus on ju jumaliku naisprintsiibi esindajad, sest see lugemine oli toetatud maailma poolt, Luuna poolt ja jumalikule naisprintsiibile. Seega see, et meie sisemine tasakaal on mõlemal kokku tasakaalu viidud, harmooniasse saadud, toodud, siis see armastajate kokkujuhatamine ongi nüüd käes. Me oleme lugemise lõpul, sa näed juba, eks ju. Ja siia tuleb meil müntide rüütel, kes konkreetselt ütleb, et ta teab täpselt, mida ta tahab. Ta tahab sind. Ja ainult niimoodi see saabki toimuda. Sellepärast, et see kuningas, see rüütel, kes on selle jumaliku naisprintsiibi poole teel ja on juhatatud, ta teab väga täpselt, mida ja miks. Sest see tunne on nii tugevalt joondatud, et selles ei saa eksida. Ja seega see äratundmine, kui see pakkumine sinuni jõuab, ei ole kaheti mõistetav ega küsimuse alla seatav. See on äratundmine ja teadmine, et see nii on. Nii, see tervenemise teekond koos selle Merineitsiga siin ütles, et selle arusaamiseni ongi ta jõudnud. Ta arvas kogu aeg, et kui ta tuleb sinuni, võib ta kaotada kõik selle, mis tegelikult on juba selja taga, eks ju, olles siin ja praegu. Siis ta mõistis, et tal ei ole õigus, et see on vale. See oli see hetk, siis see enda leinamise hetk, kus tuli see selgus, mis viis selle kindla juhatuseni ja teadvustamiseni. Ma tahan ainult sind. Nii, edasi ütleb ta sulle, et tema elu algas tegelikult sellest hetkest, kui te kohtusite. Ta kordab siis endale, et jah, ma arvan, et see on nii. Ja oma nii, ta on asunud teele, sest siin on meil sauade rüütel omakorda, kes on jõudnud siis oma tugevusse, eks ju. See on siin nüüd, kus olid meil juba need uued algused. See muutus võib olla su jaoks kõik seotud sellega. Samuti võib olla seotud see kommunikatsioon, see kiire kirjavahetus. Sellega, et teel on see tuline teadlik sauade rüütel. Sest ta kinnitab meile, et ta on ka jõudnud tõe rääkimisse ja ei julge enam
mitte tunnistada, et sa oled kõige ilusam. Usalda, ma tulen. Sauade äss. Karikate 9. Armastus tervendab kõik. Ta on valmis kompromissideks, sellepärast et kõige vastus on armastus. Ta on jõudnud sinna samasse sagedusse, kus on jumaliku naisprintsiibi esindaja. Teisiti ei ole võimalik kokku juhatada neid kahte üksikut hunti. Ehk siis see tõerääkija on ärganud oma tõele. See on mõõkade kuningas, kes on jõudnud valgustumisesse koos selle kaardiga. Selles duaalses maailmas jõudnud enda tingimusteta armastuseni, mis annab talle selle kire ja šarmi. Tulla seda kõike sulle ütlema ja jagama. See jumalik paar, kes siiamaani ongi siis jooksnud seda hermiti teekonda, einestanud üksinda. Mõõkade 7. Meil kordub see mitmes kord, eks ju. Selle eest hoiatas meid ka see kiri. Need pettused ja pettumused ja üksildased eined lõppevad sauade 10-ga, kus teekonnad on ühinenud, kus katused saavad peale. Sest materjali on piisavalt. Ei ole 1 sau, ei ole 4 saua, on 10 saua. Ja see on nende kokku tulemise tulem. Et seda ühist teekonda, mis on määratud siis uue maailma loojate, ehitajate, need on tugevad sidemed. Neid ei saa võrrelda mitte kuidagi eelnevatega. Nendest kõikidest mängudest astume me välja. Nii, ja siia selle kõige lõppu on see viimane kinnitav kaart, kus jällegi on meil selle üks olendi tugevus, mis lõpetab selle ringi ehk number 9. Ja see on korduv kaart, ärtu 10, karikate 10, armastuse 10. On koer, on lojaalsuse tipp, kes võtab välja, paneb kokku kõik selle jutu. Ja antud kaardi taga tegelikult, jah, see ongi see usaldus, mida koer kannab. See lojaalsus ja see sõnum, mida me siin jagame sinuga. Kui inimesed põlgasid koera enda kõrvalt ära ja koerakene pidi üksinda minema oma kausist sööma, siis temaga ühines elevant. Tugev
elevant, suur elevant, kes tundis seda turvalisust ja lojaalsust. Vot selline kokkuvõte. Ja Luna ütleb, et ära unusta ehk pea meeles. Communication is the key. Infovahetus on see võtmesõna, kuidas me edasi saame liikuda. Meie pühendumist, igaühe meie enda pühendumist endasse, oma teekonnale testitakse, teadvusta. Kummale poole sa liigud? Kas üks päev siiapoole 2 sammu, teine päev siiapoole 2 sammu, näed, sa lähed pooleks. Või 1 samm, 3 sammu. Ja see 1 varsti enam ei mahu sinu kattuvasse teeosasse, eks ju, see on järsk muutus. See on väga järsk muutus. Loome tasakaalu. Nii et, armas, ma võtan veel siia lõppu armastuse energia sõnumi meile, mis on see, mida see energiaväli tahab meile öelda. Kas see on midagi, millele me peame tähelepanu veel pöörama kogu selle. Ma ei tea, kui pikk see saade on, sellepärast, et mul on ju katkestatud. Antud salvestuse osa on juba ise pool tundi, ma näen. Nii et vaatame, ta on täpselt nii pikk, kui ta olema peab. Ja pluss siis sissejuhatus oli omakorda ligi pool tundi. Võimas aeg, kus me viibime ja seda me iga päev näeme. Aitäh, tuli. Acceptance. No aitäh. Ma nüüd loen sulle seda kokkuvõtvat sõnumit siis armastuse energialt. Mis on siis kõik, eks ju? You are ready to release control of situations or people and lovingly embrace the rhythm of life. Ta võtab kokku kõik selle, mis me siin lahti harutasime, paneb ühte lausesse. Aktsepteerimine, alistumine. Usu ja usalda, et sa oled valmis vabanema kontrollist. Paremast tee poolest. Situatsioonide üle või inimeste üle. Ja armastusväärselt lubama elurütmidesse ennast. Alistuma elule. Ja maaema ja südame tšakra värvid. Vot niimoodi. Jah, vabaneda tuleb minevikust. Et olla olevikus. Palun 3 sõnumit järjest ja kõik värvid ka meile siin, näed, alustasime rohelisest, tuleb sellest minevikust vabaneda läbi armastuse energia, läbi tingimusteta armastusse liikumise, alates endast. Vabastad sa kõik selle, mis on kinni jäänud, nii nagu maaema. Ta vabastab läbi nende vulkaanipursete kõik selle vana seisma jäänud energia, selle raske, selle negatiivse. See tahab ka sinust vabaneda, et saaks asenduda paremate, uute energiatega, mis transformeerivad kogu sinu keha. Olles siin ja praegu, see present, see kingitus on
olevik, sest ainult see on meile antud, kus me oleme siin ja praegu. Sest see, mis oli ennem, kui me saadet alustasime, seda enam ei ole, eks ju. See on ainult salvestusena. On see, kus ma loen sulle kingituse. Elades hetkes oled sa võimeline tooma energia, mille nimi on armastus ehk armastuse energia oma igasse situatsiooni. Näe ainult armastust oli meie viimatise lugemise üks sõnumitest, ingli sõnumitest. Näe ainult armastust, näe kõiges armastust. Teadvusta, et armastus on energia ja õpi temaga koostööd tegema tingimusteta. Alistumises, lubamises. Nii läheb see mäng aina ilusamaks ja kiiremalt, võimsamalt, kui me oskame seda hetkel arvata või ette kujutada. Aga ettekujutamine oli võime arenda seda. Meil on oodata järgmiseid saateid. Üks neist on kanaldatud eile hommikul kuskil 4, 5, 6 ajal, 4-7 kuskil seal vahel ma teda kirjutasin. Ja teine saade on, mis on ootamas, on naiseks olemisest. Ehk siis see naisena sündinud, mida see on tähendanud, et jõuda siia punkti, kust me siis edasi läheme läbi selle kirjelduse. See on üks väga suur ja tõsine teema ja ma saan aru, et te väga ootate seda. Nii et kohtume juba varsti ja seniks sulle